Kallis Hiiumaa kultuurirahvas. Lõppenud on üks väga eriline aasta. Kellele tähendas see erilisus muudatusi koduses elus, kellele töövaldkonnas, aga selge on see, et moel või teisel on see kõiki meid puudutanud. Möödunud aastal toimus Hiiumaal väga palju erinevaid sündmusi, kuid kindlasti paljud neist pidid ette võtma formaadimuudatusi, paljud neist lükati edasi ja nii mõnigi pidi kahjuks üldse ära jääma. Oleme harjunud sellega, et iga aasta alguses saame kokku ja ühises ruumis, ühise laua taga vaatame möödunud aastale tagasi ja tunnustame parimaid. Ka sel aastal saab see toimuma, kuid tavapärasest erinevas vormis. Aga see-eest selline videosilla vahendusel teieni toodav ülevaade annab meile hoopis uusi võimalusi. See annab võimalusi tutvustada esinejaid, kes muidu võib-olla Hiiumaale ei satuks, ja teisest küljest tiitleid annavad välja Hiiumaalt tihedaga seotud loomeinimesed, kellele läheb väga korda Hiiumaal toimuv ja siinne kultuurielu. Seega, kallis kultuurirahvas, mul on hea meel teid kutsuda kaasa väikesele ülevaatele ja preemiate kätte andmisele. Hiidlased, teil pole õiget soogu. Tõdki jutusi nii, et vale seisaks koos, kui ma kuulen teie laululugu, luskamisses varas nõus. Ma sõbrad räägin teile juttu. Millest aga kuid ma olen joobana mere hulgus, seepärast teile rääkida on julgus. Kaks sünnist inimest sai jälle taeva, kuid kahe kohta ütles sarvik truu. Hoopis miskid muud, tee minge põrgu, kipriks viivi laeva. Sest kuulsin ma, eile suelapäina uppus kaks hiidlast ja kaks risti. Sul on ehtsat ju nuppu, kaks hiidlast ja kaks risti inimest. Ei Saaremaalt ma odan tühti head, kuid Juhan on vembumes läbi ja läbi ja tasuks talle juttu vestma pean. Sest muidu Pihla kõrtsile jääks häbi. Vanasti, kui maailm loodi, lõi ka Jumal Hiiumaa. Alul tühi, siis vast toodi Kadakas ja Mändjasaar. Vaatas Jumal ikka paljas, nõnda küll ei lähe see, ja siis enda nalja tarbeks kloppis valmis hiidlase. Mehel olid vemmud meeles, kajaks üldsiks aga nad, sest et saarel keset mere puudus naine alundab. Iga hakkas keda nõgid, nina pidi keda pead. Ümberringi meri röögib, eks sa patu vastu pead.
ja siis ühel päeval vaata Jumal lõigis Saaremaa. Ja siis ühel päeval vaata Jumal lõigis Saaremaa. Saaremaa saavad vaesed, aga naeruks hiidlasel. Ta lõi sinna naljavaese, aga tööka saarlase. Leppituseks joonet kandu elu meile anda. Meremehe kauni kutse kandma polka pillimees. Ta on sihikindel ja kirglik tegutseja koorimuusika maailmas. Dirigendina oskab ta anda kauni kõla nii laste kui täiskasvanute kooridele. 10 aastat tagasi tema poolt loodud Kärdla kammerkoor on kasvanud tugevaks kooriks ning arvestatavaks partneriks professionaalsetele muusikutele, mille tunnistajaks on mitmed head kontserdid. Tema selged eesmärgid ja pühendumus kandub edasi ka koorilauljatesse, mis teeb temast suurepärase dirigendi. Tunnustuspreemia saaja Raili Kaibald. Palju õnne! Palju õnne! Tere! Kui Lii Meldorf, kes on ka tänase ettevõtmise peakorraldaja, mulle helistas ja tegi mulle austava ettepaneku kuulutada välja üks preemiatest. Arvestades minu tervislikku seisundit, üritasin põigelda ja Lii ütles, et see on väga lihtne, et loed ühe luuletuse ja kuulutad välja ja kõik. Aga kes mind tunnevad, need teavad, et mina ei saa lihtsalt võtta midagi. Mina hakkasin kohe mõttes siis lavastama seda, kuidas ma seda ütlen ja mis ma selga panen ja mis ma pähe panen. Ja siis, kui te nüüd mõtlete, et ma olen siin nagu mingi tegelaskujus, te väga eksite. Mul on peas Aino Kalda kübar. See ei ole aksessuaar ega kostüüm. See on reliikvia. Need ei ole lihtsalt pärlid, vaid need on Betty Alveri pärlid. See ei ole aksessuaar. See on reliikvia. Ja seina peal ei ole mitte lavakujundus, vaid Lepanna. Ja selle on maalinud Merike Ennola Saimre oma kunstikooli ajal Natuurist, nii et see on päris Anna. Nii palju sissejuhatuseks. 2 esimest mõtet, mis mul tulid. Näitekunst on üürike, see on igal õhtul uus. Ja teine mõte oli, et vana luuletust ei loe, et see peab ikka olema spetsiaalne, uus. Aga riimsõnu ei ole rohkem kui roll ja loll. Ja nii me siis tegimegi, aitäh. Pealkiri on näitleja lauluke, mis lühem olla võiks kui lavaelu. See kõrval igavikuna näib tavaelu, kus aastast aastasse sa mängid sama rolli. Aeg-ajalt tarka, rohkem ka lolli ja tundub, et sel real ei tule lõppu eal. Parem juba 1000 elu lava peal. Ja nüüd on siis saabunud see pidulik hetk. Ja et oleks nagu päris, palun ümbrik. Tänan. Ümbrik on hästi suur. Nii. Tunnustuspreemia saab kollektiiv, kelle järjepidev ja tulemuslik tegutsemine on muutnud Hiiumaa kultuurimaastiku palju värvilisemaks. Ja selleks on Hiiu Naaditeater. Ja ta saab selle preemia
Hiiumaa kultuurielu rikastamise ja külateatri kultuuri hoidmise eest. Palju õnne! Oi, mulle meeldivad need pikad liitsõnad. Head vaatajad ja kuulajad, minu ülesanne on välja kuulutada järjekordne preemia saaja. Sissejuhatuseks loeksin paar katket oma viimasest raamatust, et oleks nagu laiem taust ja pilt tunnustuse saaja esitamiseks. Meri räägib tuulte keeles. Merevesi räägib tuulte keeles, sest ilma tema jõuta oleks vesi tasarahulik. Tuulel on endal häält ei ole. See tekib vaid siis, kui õhu liikumine oma teelt takistust kohtab, mis liikuma pannakse. Olgu nendeks rohukõrred, põõsad, oksad puudel. Mida tugevamaks tuul läheb, seda enam hääli juurde tuleb. Ja nii see helipilt aina rikkamaks ja mitmekesisemaks saab. Maastik muutub nähtavaks ka pimeduses. Kui tuul oma võimsuse piire hakkab katsuma, siis jääb sellest kõigest järele vaid üks erinevates häälekõrguses toimuv hulgumine. Tekkinud hulluses on midagi kõhedat, samas ka ülevat. Sina oma tegusa olemisega ei ole enam mitte midagi. Ja see, mis on, see on kõik. Olevikust minevikku. Ühe inimese olemine on nagu valguse sähvatus ja siis ei ole justkui midagi. Kui ei ole midagi, kas siis vähemalt oli kunagi midagi? Arvan siiski, et iga mõte, tegu, liigutus lendab väikese energiaplahvatusena laiali, muutes otseselt või kaudselt meid ümbritsevad maailma ja selle osi. Ja oma töid tehes ja elule tagasi vaadates olen elu võrrelnud nagu mitme muutujaga võrrandiga ja kui selles lugeja see nimetas vähem tähtsad ära taandada, siis tegelikult minu arusaamise järgi elamisest vaid 2 kandvat põhimõtet, see on ilu ja armastus. Või tegelikult ainult armastus, sest ilu ja selle jagamine ei ole ka midagi muud kui armastus enda, teiste ja maailma vastu. Siit on vast sobilik edasi minna oma tänase etteaste põhiülesande juurde. Ta on 20 aastat olnud kunstipedagoog ja tema käe all on saanud kunstiõpet märkimisväärne hulk Hiiumaa noori ja täiskasvanud inimesi. Õpetamise protsessis on ta alati toetav ja loominguline, olles ise välja töötanud mitmeid põnevaid ning uusi tehnikaid. Tema õpilaste näitused on toimunud nii mandril kui ka Hiiumaa erinevates piirkondades. Tunnustuspreemia saajaks on kõrgel tasemel kunstiõppe korraldaja ikka energiline ja sädelev Sillimai Kütt. Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine, teeksin toa tulele ja sauna saare oksale. Ise istuks nurgale ja laulaks laulu saksa keelt. Memme visse, kusse, memme entin tiike. Väkker tohtre aapel, mukker meike. Viimbaam, sin bruut, ander vinden samtin bruut. Kauder kukku, under vaid, kauder kukku, under vaid. Teiseks minu tegemine, teeksin toa tulele ja sauna saare oksale. Ise istuks nurgale ja laulaks laulu saksa keelt. Memme visse, kusse, memme entin tihe. Väkter tohtre aapel, mukker meihe.
Aastapreemia saaja on üks innukas looja ja suurepärane õpetaja. Oma tantsustuudio juht ja hing. 15 aastat tagasi pani ta aluse tantsustuudiole, mis on tänaseks kasvanud tuntud ja tunnustatud tegijaks. Nende aastate jooksul on tänu temale tantsupisiku saanud väga mitmed väikesed ja suured hiidlased. Tema tantsulavastused ja rühmade esinemised on alati huvitavad ja omanäolised. Aastapreemia saaja on... Ei ütle veel. Oleks minu olemine, teiseks minu tegemine. Teeksin tuua tulele ja sauna saare oksale. Ise istuks nurgale ja laulaks laulu saksa keel. Memme visse, krusse visse, memme entin tihe. Tähter, tohter, aapel, nukker, nukker, meihe. Bim-bam, sündimbrut, andre vindem samdimbrut. Kalder kukku, kulder vaid, kalder kukku, kulder vaid. Memme visse, krusse visse, memme entin tihe. Tähter, tohter, aapel, nukker, nukker, meihe. Bim-bam, sündimbrut, andre vindem samdimbrut. Kalder kukku, kulder vaid, kalder kukku, kulder vaid. Aastapreemia saaja Tiina Kaev! Palju õnne! Tema eestvedamisel ja taganttõukamisel on toimunud Hiiumaa käsitöö suve- ja talvelaadad ning kilakolalaat. Ka Saare käsitöö oma kodu, meistrite maja vabrikuväljakul, on tema suur südameasi. Juba mitmendat suve on selles majas võimalik näha ja kaasa osta Hiiu käsitööd.
ning tänasel päeval on avatud lisaks ka e-pood. Ikka selleks, et Hiiumaa käsitöö oleks nähtav ja kättesaadav. Ta on väsimatu Hiiu käsitöö eestseisja ja propageerija. Aastapreemia saaja Nele Eller! Palju õnne! Palju õnne! Selle sündmuse korraldajad tegid ettepaneku, et võib-olla ma hakatuseks loeksin ette mingi oma luuletuse ja seepeale tuli mulle meelde kohe üks väike pala, mille ma kirjutasin nüüd juba kõva pool sajandit, ma arvan, tagasi, kui alles Hiiumaale tulin, sattunud olin Hiiumaale, püüdsin aru saada, mis koht see on ja see väike pala on niisugune. Ma sain just sellel ajal ka teada, et Hiiumaat kogu aeg tõuseb merest juurde või meri kogu aeg taandub, Hiiumaa läheb järjest suuremaks territooriumi poolest. Ja siis on selline pala. Saar kerkib. Sündivussaarel langeb. Sünkroonselt taanduvad saarest meri ja senine rahvastik. Ja puutumatuga piirnevalle, järele proovitud maale asuvad 2 uut hõimu, suvitajad ja sõdurid. Nüüd tagantjärele vaadates, sellest on palju aega möödas, üsna palju asju muutunud. Need võõra võimu sõdurid on siit kõige täiega ära läinud. Sündivus on vahel tõusnud, vahel langenud. Siit on ära mindud ja tagasi tuldud ja uusi inimesi tulnud ja kõik see käib kuidagi niimoodi laineti. Aga olen märganud, et kõige viimasemal ajal on hakanud nagu levima see teadmine ja mõtteviis, et siia võiks päriselt elama tulla küll kunagi siit lahkunute järeltulijad või inimesed, kes pole niimoodi pärilikult üldse Hiiumaaga seotud olnud ja tulla tagasi mitte ainult suvitajatena, vaid hakatagi siin oma eluga otsast pihta ja jääda siia ja kujuneda püsielanikuks. Ja see on üks huvitav tendents ja ma arvan, et see jätkub ja peaks jätkuma. Ja vaat nüüd need inimesed, kes siia tulevad, eks inimene otsib, kus võiks olla tema see päris kõige meeldivam kodu või see koht, kus on kõige parem olla ja selle kaudu ja selle mõtlemise juures inimene vaatab enda sisse, püüab endast aru saada. Ja vaat selle endast aru saamise jaoks on olemas mitu teed ja üks tee ja üks vahend on kunst. Inimene kunsti vaadates, kunsti üle järele mõeldes, kunsti ise tehes, püüdes seda teha, hakkab maailmast ja endast kindlasti paremini aru saama. Ja selleks, et see jälle omakorda võimalik oleks, on väga hea, kui on inimesi ja ütleme, organisatsioone, kes seda keskkonda loovad, kus inimestel on võimalus kunstile ligi pääseda ja selle kaudu ka iseennast paremini tundma õppida. Sellepärast on mul väga hea meel, et Kõpu Majaka fondi žürii valis välja oma stipendiumi saajaks just need 4 nurga galerii ja Kalli ja Valev Seina, kes on väga visalt, väga järjekindlalt, sealjuures väga rõõmsa meelega seda galeriid arendanud, püsti hoidnud, inimesi siia juurde toonud, selle ümber sellise sõprade ringi nagu koondanud, mis muutub nagu järjest laiemaks ja laiemaks. See on üks väga tänuväärt tegevus, aga ega ta hirmus lihtne tegevus ei ole, nii et igasugune toetus ja tunnustus kulub siin nagu väga ära. Nii et mul on tõesti väga hea meel välja kuulutada mulle antud volitustega Kõpu Majaka fondi stipendium Kalli ja Valev Seinale ja nende 4 nurga galeriile, kaudselt siis ka koos kõigi ringide, inimeste ringide, sõprade ringidega, kes selle ümber on kujunenud. Palju õnne!
kandle keele, kandle keele. Ta on õpetaja, kes juba üle 30 aasta avab väikestele hiidlastele muusikasaladusi. Tema laulu- ja klaveriõpilased on osalenud nii maakondlikel kui vabariiklikel sündmustel, solistid edukalt lauluvõistlustel ning koorid laulupidudel. Mitmed tema endised õpilased on valinud muusikukutse. Ta on õpetaja, kelle tundides ei ole kunagi igav, sest ta oskab muusika õppimise teha kaasahaaravaks ja arusaadavaks. Ta on väga soe inimene, alati naerusuine ja sõbralik, innustav ja toetav. Tal on oskus sütitada muusikaarmastust kõikjale enda ümber. Heli Lindmäe, Hiiumaa tänu ja kummardus. Hiiumaa eelmise aasta suursündmus toimus juunikuus, kui pidulikult avati renoveeritud Kärdla kirik. Hiiumaa kogukond on alati pidanud oluliseks Kärdla kiriku käekäiku, mis lisaks pühakojale on olnud aktiivselt kasutuses kontserdipaigana. Juba aastaid on Kärdla kirik olnud avatud teeliste kirikuna ja võimaldanud turistidel külastada kirikut vaatamisväärsusena või kasutada palvekohana. Restaureerimine võimaldab kirikut aastaringselt kasutada. Oma panuse kiriku renoveerimisse andsid paljud, aga kellelegi oli see missioon ja südameasi, ilma kelleta ei oleks meil täna seda kaunilt korda tehtud ja sooja kirikut. Hiiumaa kultuuripärl 2020. Kärdla kiriku renoveerimise eestvedaja Enn Kunila. Palju õnne! Ja saigi meie ühine rännak Hiiumaa kultuurimaastikul otsa. Palju õnne kõikidele laureaatidele ja ilusat kultuuriaastat meile kõigile. Kohtumiseni!